Vene kindralid on praegu paanikas, sest viimased 6 kuud on nad rääkinud Putinile, et Venemaa saavutab edu Ukrainas, eriti Zaporižja piirkonnas. 2 päeva tagasi lükkas Ukraina selle vale kõige alandavamal viisil ümber. Näete, viimased 6 kuud toimus Ukraina vastupealetung. Salajane vastupealetung. Ukraina sõduritel olid ranged juhised, et mitte ühtegi teavet ei tohi lekkida. Ei videot, ei säutsu, mitte midagi. Ja tänu sellele operatiivjulgeolekule vallutas Ukraina suure hulga maad tagasi, ilma et Venemaa oleks üldse aru saanud, et see toimub. See ala oli suur, nagu mõni suurem Ameerika linn. Kuidas siis peita terve vastupealetungi operatsioon 6 kuuks riigi eest, kellega sa sõdid? Vastus peitub sügavas puudujäägis Vene armees, mille Vladimir Putin ise lõi. Ja just kui sellest veel vähe oleks, hävitas Ukraina eile õhtul ainsa rajatise, millele Venemaa lootis oma suurima nõrkuse parandamiseks. See lugu puudutab Yuri Gagarinit, esimest inimest kosmoses. Kohe saab kõik selgeks, ma luban. Nii et lähme selle kõige juurde, kaasa arvatud suur vastupealetung. Aga enne kui me sellesse süveneme, tahan teile näidata üht lühikest klippi rindelt, sest see räägib meile midagi Vene psüühikast, mida Ukraina ära kasutas. Kuulake nüüd. Siin on see klipp. Ja selles klipis näete 2 Ukraina sõdurit, kes võtavad vangi 2 Vene sõdurit, kes on juba alla andnud. Ma arvan, et nad viivad nad turvalisse kohta või kuhugi, kus neid saab registreerida. Siin nad istuvad maha. Ma arvan, et nad on väsinud. Ja ma tahan, et te kuuleksite seda vestlust, sest see näitab täpselt, kes Venemaa eest võitlevad ja miks nad seda teevad. Mõned neist on vaid 18-aastased. Kui vana sa oled? 18. Kurat vend, miks kurat sa siia tulid? Hoia sigaretid endale. Hoia ka tulemasin endale. Hästi, ära karda. Midagi ei juhtu. Hoia see alles. Kõik see. Sigaretid jäta endale. Vedelik jäta endale. Istub siin ja kahju on anda. Kõik on korras, Sonja. Ära karda. Kas sul on mingeid dokumente kaasas? Ei, mitte midagi. Mis on sinu auaste? Riimis. Tavaline Riimis. Sii on ilmne. Oled sa juba kaua lepingul olnud? Umbes pool aastat. Kuramus. Raha pärast. Raha. Ma astusin vanglast sõjaväkke. Milleks? Raha pärast. Raha vabadus. Nüüd, kui nad on oma vestluse ja pausi lõpetanud, liiguvad nad taas Ukraina positsiooni poole, ma arvan. Ja varsti on kuulda drooni lähenemist. See ei ole Ukraina droon, see on Vene droon, mis sihilikult jälitab alla andvaid Vene sõdureid. Täiesti hullumeelne. Õnneks, nii palju kui mina näen, lasti droon selle ühe lasuga alla. Kahjuks sai siiski üks Vene sõduritest vigastada. See 50-aastane mees, kes tuli vanglast. Ja lisaks sellele, kuna nende asukoht on nüüd paljastatud, ei saa need inimesed samasse piirkonda jääda, sest tõenäoliselt on veel Vene droone tulemas. Nii pidid nad vigastatud mehe maha jätma, kes tõenäoliselt suri oma vigastustesse, sest on kaheldav, et venelased, kes teda tappa üritasid, tulevad teda aitama, arvestades, et nad nüüd teavad, et ta andis end Ukraina poolele alla. Ja see räägib meile midagi ainulaadset Vene mõtteviisi kohta ja sellest, kuidas sõjavägi seda sõda peab. Nad ei taha, et negatiivne teave leviks. Nad ei taha, et Vene sõdurid alistuksid. Ega taha, et nende komandörid teaksid, et nad kaotavad territooriumi. Ja see on oluline, sest see seletab meile, miks see Ukraina vastupealetung oli võimalik. Räägime sellest lähemalt. Ukraina vallutas just tagasi üle 700 ruutkilomeetri oma kaguosast ja keegi ei osanud seda ette näha. Et seda paremini mõista, see on umbes pool Houstoni suurusest. Tegelikult on see peaaegu täpselt sama suur kui New York City, kui võrrelda. Ja Ukraina võttis selle vaikselt tagasi, ilma et venelased oleksid tegelikult aru saanud, mis toimub. Nagu sellest veel vähe oleks, juhtus see kõik 6 kuu jooksul. Nii et viimase 6 kuu jooksul liikusid Ukraina väed edasi ja meil polnud sellest aimugi. Võid eeldada, et ka venelastel polnud aimu. Nad vallutasid tagasi 26 asulat ja kõik need on kinnitatud geolokaliseeritud videomaterjaliga, mille Ukraina valitsus avaldas alles 2 päeva tagasi. Ja lisaks sellele, tänu sellele vastupealetungile, tänu kogu sellele territooriumile, mille Ukraina on tagasi vallutanud, see tähendab, et Venemaa on sisuliselt tagasi nullis. Nii et nad ei ole sel aastal territooriumi hõivamise osas mingit edasiminekut teinud. Putin kaotas nii palju sõdureid haavatutena ja loomulikult ka hukkunutena. Ja selle eest pole tal nüüd midagi ette näidata. Nüüd on meil tegelikult mõned üksikasjad. See vastupealetungi operatsioon algas
29. jaanuaril. Nii et aasta alguses ja vaid 3 päeva hiljem võimaldas Starlink tegelikult ukrainlastel terminali kasutada, nad said satelliitidega ühenduda, aga venelased ei saanud seda teha. Ja me oleme sellest varem rääkinud. Elon Musk tegi seda kasutades lubamisloendi süsteemi, kus Ukraina terminalid olid eelnevalt heaks kiidetud ja Vene omad mitte. Ja selle tõttu ei saanud Vene droonid korralikult lennata, väed ei saanud navigeerida ja Ukraina tankid kasutasid seda täielikult ära, et lihtsalt edasi liikuda. Need on suurimad Ukraina edusammud alates 2023. aastast ja seda hoiti meelega vaka all. Siin ekraanil näete täpselt, kui suurest alast me räägime ja kus see täpselt asub. Haldtsoon on haldtsoon, mis tähendab, et keegi ei kontrolli seda. Mõlemad pooled võitlevad selle pärast. Punast ala kontrollib Venemaa ja sinine ala on piirkond, mille Ukraina just vabastas. Nüüd, selle kõige juures on veel üks šokeeriv osa. See, et kaart, mida me kasutame, on Deep State Maps ja seda kasutavad ukrainlased väga palju, et saada aimu, kus rindejooned kulgevad. Isegi kaardistajad ei avaldanud infot. Võib-olla neil polnudki infot ja isegi kui neil olid mingid kuulujutud, ei tahtnud nad põhimõtteliselt paljastada seda, mida valitsus ja sõjavägi üritasid teha. Nii et isegi kaardistajad hoidsid infot kinni, et keegi ei saaks teada, mis täpselt toimub. Nüüd, kui võrrelda seda Vene kaardiga, siis näete täpselt, kui suur see erinevus on. Vaadake siia. Nüüd saame tegelikult võrrelda Vene kaarti Ukraina kaardiga, et näha täpselt, kui suur on erinevus. Mõlemad kaardid näitavad, kui palju ala Venemaa enda arvates kontrollib ja kui palju tegelikult. Teie ekraanil näete mõlemad kaarti. Need on umbes sama piirkonna kohta, kuid Vene kaardil näete, kui palju lähemal on Vene väed Harvivka linnale. Ja Ukraina kaardil, mis on muidugi juba geolokeeritud ja ka teiste allikate poolt kinnitatud, on näha, et venelased on tegelikult veel üsna kaugel ja neid surutakse tagasi. Nii et venelaste edasiminek on tehniliselt negatiivne. Nad liiguvad lihtsalt negatiivses suunas. Ametlikult ei tunnista Venemaa muidugi midagi sellest. Kuid on olemas Vene sõjablogijad, kes on oma enda juhtkonna peale väga vihased. Ja nad on vihased, sest nad usuvad, et Vene sõjaväe juhtkond valetab presidendile, valetades kogu ahela ulatuses üles ja alla. Ja lisaks sellele valetatakse ka avalikkusele. Tegelikult kuulake järgmist lõiku. Meil on olemas Vene blogijad, sõjablogijad, ehk siis omamoodi Vene sõjakorrespondendid, kes räägivad nüüd avalikult sellest, et Putin elab infomullis ega tea tegelikult, mis päriselt toimub. Ta elab lihtsalt mingis oma illusioonis. Kuulake. Kui presidendile. Ja kui presidentile tehakse ülevaade ja ta siis räägib sellest meile, kodanikele, sõna-sõnalt iga päev. Nii et tal on uus lemmikväljend. Jah, ma mõtlen, andke andeks seltsimehed ja ka seltsimees major, jah. Aga see on põhimõtteliselt muutunud mingiks mantraks nüüd, kogu see asi. Iga päev meie väed liiguvad edasi. Ükski sektor, kus Vladimir Vladimirovitš, mida sa mõtled, et ei ole. Nad liiguvad edasi Huli Aipole lähedal. Nad liiguvad edasi Stepanoherski suunas ja teevad edusamme. See, et nad sellest ei pasunda, näitab, et nad tegutsevad targemalt ja neil on tõepoolest edu. Sealhulgas tegelikult tänu just neile droonirünnaku üksustele. Õige. Ma mõtlen. Ma usun, et me oleme sellest isegi rääkinud. Võiks eeldada, et seda ütleb ka president ise, nii-öelda avalikkuse rahustamiseks. Aga ma kardan. Vaata, ma kardan ka, et nad on hakanud ise seda uskuma. See ongi täpselt see probleem. Sest kui sa toodad pikka aega propagandat, siis mingil hetkel hakkab see propaganda mõjutama ka sind ennast. Sind ennastki. Sa hakkad oma enda propagandat uskuma. Jah. Jah. Ja kui sa selle kõik kokku liidad, siis jah. Ja kas sellega kaasnevad riskid? Ma sooviksin, et te selgitaksite, milliseid riske see endaga kaasa toob. Noh, milliseid riske see endaga kaasa toob? Siin on lühike ajalooline analoogia, jah, kui tohib. Ja just selle mõtte edasiarendamiseks, jah. See toob kaasa riski, et kõrgeim sõjaväeline juhtkond eraldub täielikult kohapealsest tegelikkusest. Iseloomuliku ajaloolise näitena on meil Nikolai II, kes isegi sõjaväe peakorteris viibides, nii et võiks arvata, et mitte Peterburis, vaid peakorteris. Ta ei saanud isegi peakorteris olles aru, mis armeega toimub. Ja just siin oli tema kohalolek peakorteris pigem negatiivne.
Ta ei saanud aru, mis Peterburis toimub. Ja kui Aleksandra Fjodorovna rahustas teda, et tead, need on lihtsalt pahatahtlikud inimesed, kes levitavad kuulujutte ja muidu on kõik korras. Lõppkokkuvõttes põhja jõuti ootamatult. Ja mis veelgi hullem, kuradile nendega, issand anna andeks, aga see tabas kogu riiki. Muide, selle klipi kohta oluline taust. Aleksander II, kellest jutt käis, oli Venemaa tsaar 1800. aastate lõpus ja ta mõrvati omaenda rahva poolt, sest ta oli tegelikkusest täiesti irdunud. Just temaga võrdlevadki nüüd Vene propagandistid Vladimir Putinit. See ütleb nii mõndagi, tead, see ütleb nii mõndagi. Ja muidugi on meil ka teisi propagandiste, kes kaudselt tunnistavad täpselt seda, mis rindel toimub. Vaata seda avaldust. Hädaolukord. Meie väed on ajutiselt taandunud Dnipropetrovski piirkonnast. Kes on süüdi? Me vastame. Meie kindralstaabi ebakompetentne juhtkond ja otseselt GVGV-st ehk siis piirkondlik juhtkond. Põhjused on selles, et kõik olemasolevad reservid viidi üle DPR-i vabastamiseks. Teisi reserve ei ole. Kindralstaap on süüdi selles, et ta ei suutnud koguda ja üle viia reserve idarindele, kuna uute lepinguliste sõdurite värbamine on vähenenud. Ja VG süü on nende võimetus minna üle kaitsele reservide puudumise tõttu. Nüüd, hiljem videos selgitan täpselt, kuidas Ukraina selle vastupealetungi läbi viis ja miks Vene kõrgem juhtkond ei saatnud täiendusi, sest Ukraina ja Vene juhtkonna vahel käis palju keerulist mõttemängu. Aga jälle, see on natuke nohiklik, nii et räägin sellest videos hiljem. Kas te märkasite selle avalduse esimest kommentaari, kus ta ütleb, meie väed on ajutiselt taandunud Dnipropetrovski piirkonnast? See on tüüpiline Vene eneseõigustus. Iga kord, kui Venemaad tagasi surutakse, nimetatakse seda alati strateegiliseks taandumiseks. Me lihtsalt koondame jõude. Ja iga kord, kui Venemaa edasi liigub, siis on see nagu maailma parim armee. See on tegelikult viinud ühe selle sõja kõige naljakama meemini. Ja te teate meemide reegleid. Kui see sulle meeldib, pead allpool tellimisnuppu vajutama. Ja las ma ütlen sulle, sa naudid seda kindlasti, sest see on minu lemmik. Nii et kindlasti vajuta tellimisnuppu. Kui oled juba tellinud, siis vajuta lihtsalt meeldib nuppu. Siin on see meem. Ja sa näed, et iga kord, kui Ukraina mingi ala vabastab, väidavad venelased, et see on taktikaline ümbergrupeerumine või strateegiline taandumine või lihtsalt halb ilm. Ja iga kord, kui nad ise väikese edu saavutavad, on see suur kaotus ülemaailmsele NATO impeeriumile ja ülemaailmsele Ameerika impeeriumile. See ongi see Vene miim ja see on ilmselt selle sõja kõige naljakam asi peale selle 3 päeva erisõjalise operatsiooni. Aga siiski, jätkame oma kajastusega. Iga kord, kui Venemaal rindel raskusi tekib, teevad nad sama asja. Nad kasutavad sama vana võtet, ähvardavad ja ründavad Ukraina tsiviilisikuid. See on sama lugu, mida oleme varem kajastanud ja sama asja teeb Venemaa jälle. Seda postitas Vene kaitseministeerium oma ametlikul Telegrami kanalil. Pealkiri ütleb, talvel te külmetate. Ja loomulikult näete ka pilti. Pildil on mitu Shahed-drooni ning pildil olev venekeelne tekst ütleb, nagu lumi teie pea kohal. Sisuliselt on see üsna läbipaistev sõnum, et nad hakkavad ründama Ukraina energiataristut, et sundida Ukraina elanikkonda pimedasse ja külma talve. Muide, ametlik valitsuskanal ähvardab avalikult tsiviilelanike vastu sõjakuritegudega. See samm on nii kurb ja jälk, et isegi venelased hakkavad küsima, miks Vene valitsus seda tegi. Siin on üks Vene propagandist nimega Zorozov, ma arvan, et nii hääldatakse tema nime. Ta küsib avalikult Vene kanalil, miks nad seda teevad. Miks nad kahjustavad Ukraina tsiviilelanikke? Kuidas see aitab Venemaal seda sõda võita? Kuulake ise ja muide, see toimub Venemaal. Nagu see on see, mida inimesed küsivad. Nii et kuulake hoolikalt. Ma ei saa aru, kuidas keegi saab rõõmustada selle üle, et Kiievis pole elektrit. Kui te näete, et Kiievis on tuled kustus, kellele te mõtlete? Kas Zelenski istub ilma elektrita? See ei ole Zelenski, kes istub ilma elektrita. See on 2 lapse ema, kes elab 18-korruselise maja 17. korrusel ja peab vee saamiseks 17 korrust alla kõndima. Meie inimesed jälgivad samuti, kuidas ukrainlased tähistavad rünnakuid sildadele ja Wildberriesile. Ja lõpuks ongi see kogu asja mõte. Meist on saanud need samad inimesed, kelle vastu me sõtta läksime. Nüüd, Ukraina kaitseministeerium vastas sellele Vene ähvardusele ja nende vastus oli tegelikult väga hea. Lubage, ma näitan teile seda. Ukraina tsitaat ütleb põhimõtteliselt järgmist. Soojendame end Vene rafineerimistehaste tule ääres. Ja taustal näete põlevat Vene rafineerimistehast. Nüüd tahan ma välja tuua 2 sõnumi kontrasti. Venemaa räägib Ukraina energiataristu ründamisest. Ukraina räägib rafineerimistehastest, mis rahastavad Putini sõda ründamisest. Ainult üks pool sihib inimesi, teine pool sihib raha, millega inimeste pihta tulistamist rahastatakse. Ja tead mis?
Ukraina on selle lubaduse täitmisega juba alustanud, mida te muidugi juba teate, kui olete meie videoid vaadanud. Kuid hiljuti tabas Ukraina midagi, mida Venemaa ei osanud oodata. Ukraina kasutas oma Flamingo rakette, et hävitada Venemaa raketi- ja satelliit-interneti rajatise. See on tehas, mis ehitab rakette, mis viivad satelliit-interneti taevasse. See on midagi, millesse Venemaa on selle aasta algusest peale kõvasti investeerinud, sest nad kaotasid ligipääsu Starlinkile ja Venemaa plaan oli põhimõtteliselt omaenda Starlink uuesti üles ehitada, et nad saaksid seda sõda jätkata. Ja see tegelikult seostubki selle vastu pealetungiga, millest me video alguses rääkisime. Ma olen kindel, et mõned teist mõtlevad, kuidas on võimalik, et Ukraina suutis 6 kuud edasi liikuda nii, et Venemaa tegelikult aru ei saanud? Vastus taandub mitmele tegurile, kuid suurim neist on Venemaa ebakompetentsus ja see, kui palju Vene käsuahelas valetatakse. Vaatame täpsemalt, mida see täpselt tähendab. Kas näete seda kaarti oma ekraanil? See kaart näitab täpselt, mida Venemaa kontrollib ja kust Vene propagandavideod pärinevad. Kõik need märgid, mida te kaardil näete, need on geolokatsiooniga asukohad. Põhimõtteliselt kohad, kust Vene sõdurid postitavad videoid, kus nad lehvitavad oma trikoloori lipuga. Põhimõtteliselt väidetakse, et hei, see piirkond on Vene kontrolli all, kuigi tegelikult see nii ei ole. See, et 2 sõdurit lehvitavad Vene lippu, ei tähenda, et see oleks Venemaa oma. Ja tead mis? Selline asi avaldab tegelikult väga negatiivset mõju Vene strateegiale. Sest tead mis? Kui see video salvestatakse, saadetakse see video kiiresti käsuliini ülespoole. Ja kõik, kes on selle piirkonna juhtidest kõrgemal, kõik kindralid ja komandörid, kes seda sõda juhivad, otsustavad, kuhu ressursse on vaja ja kuhu neid paigutada. Need kindralid hakkavad otsuseid tegema, eeldades, et Venemaa juba kontrollib seda piirkonda. Tegelikult on see lihtsalt 2 meest, kes lehvitavad lippu. Ja niipea, kui nad selle video saavad, lähevad nad kuhugi keldrisse peitu. Nad ei kontrolli tegelikult midagi. Nii et kui ukrainlased lõpuks tulevad ja need 2 meest kõrvaldavad, mis siis juhtub? Selle piirkonna regionaaljuht ei anna tegelikult oma ülemustele teada, et need 2 Vene sõdurid surid või vangi võeti. Ja see tähendab, et ta ei saa vajalikke reserve ega täiendusi, et Ukraina pealetungi peatada. Sest tema arvates pole mingit põhjust halbu uudiseid edasi anda. Miks ta peaks seda tegema? Halvad uudised toovad ainult karistuse. See on muster, mis on Vene sõjaväes kestnud juba Stalini ajast saadik. Teate küll, inimesed ei rääkinud Stalinile halbu uudiseid, sest selle eest ei saanud mingit tasu. Tegelikult karistati sind selle eest. Ja seda toovad välja ka Vene sõjablogijad ise. Kui Venemaad suruti 6 kuud järjest tagasi ja aruanded ei jõudnud ülespoole, ei tulnud ka reserve. See oli sellepärast, et kõik eeldasid, et hei, tegelikult midagi ei juhtu. Ja kui see juhtus, keegi ütleks mulle. Teate küll, nii mõtleb see mees, kes juhib sõda või juhib oma piirkonda Moskvast või kuskilt tagalast. Tema eeldabki, et hei, ma saan info siis, kui midagi tõesti juhtub, aga midagi ei jõudnud käsuahelas ülespoole. Ja mis kõige parem, ukrainlased ise ei avaldanud ka mingit infot, eks? Kui nad vallutavad mõne asula, siis nad ei tee sellest videot ega avalda seda. Sest Ukraina sai kiiresti aru Venemaa süsteemi, Venemaa strateegia ja Vene sõjaväe tööviisi puudustest. Nii et nad puhastavad asule ära ja hoolitsevad selle eest, et keegi midagi ei postitaks. Nad veenduvad, et mingit infot välja ei läheks. Pole vahet, kui palju me vallutame. Põhjus on selles, et kui Ukraina teatab avalikult mõne asula vallutamisest, siis oletame, et 2 päeva või 2 nädalat hiljem teatavad nad järgmise asula vallutamisest või tagasivõtmisest. Siis jälle järgmise, Venemaa hakkab mustreid nägema. Ja isegi kui Venemaa ei saa infot oma allikate kaudu, nad näevad, mida ukrainlased postitavad ja hakkavad selle põhjal tegutsema või ressursse ja sõdureid ümber paigutama. Kui Stalinin langes, nägi Ukraina oma võimalust ja hakkas seda vastupealetungi ellu viima vägede ja tankidega laine järel, võites iga nädal maad juurde, hoides seda samal ajal saladuses. Nüüd tahan ma siin jagada üht huvitavat lugu, sest leidus inimesi, kes said aru, mis toimub. Ja seda hoolimata sellest, et ametlikku infot ei tulnud välja. Ja ainus inimene, kelle ma leidsin, kes sai aru, mis toimub, oli see 20-aastane analüütik. Ta on vaid 20-aastane. Ta on pärit Prantsusmaalt. Ta on seda sõda väga tähelepanelikult jälginud. Ja tema nimi on Clemens Molling. Ja siin on, kuidas ta sellele jälile jõudis. Ja see on tõesti uskumatu. Kui Venemaa tulistab suurtüki mürske, siis need tekitavad löögikraatreid, eks? Ja ilmselt saab neid löögikraatreid jälgida piltidelt, satelliitidelt või võib-olla on internetis veel mõni muu allikas, kust seda teha saab. Ja kui sa jälgid neid kraatreid nädalast nädalasse, oleksid sa näinud, kuidas Vene löögikraatreid tegelikult tagasi nihkuvad. Ja sa peadki eeldama, et see juhtub, sellepärast, et Vene sõdurid tõrjutakse tagasi. Ja see tähendab, et Ukraina teeb edusamme.
ja ta sai sellest aru ja ta on sellest juba mõnda aega, paar kuud Twitteris kirjutanud, isegi enne, kui me mingit ametlikku infot saime. See on tõesti midagi pöörast. Tõeliselt huvitav, mida ma tahan kõigiga jagada. Kui sa teda Twitteris ei jälgi, aga oled Twitteris, siis kindlasti hakka teda jälgima. Ta on alles 20-aastane. Kas see pole mitte hullumeelne? Kokkuvõttes vaikus töötas. Venemaa langes omaenda süsteemi lõksu. Ja nüüd ründavad Vene blogijad omaenda sõjaväe juhtkonna, sest nad valetasid Putinile, valetasid avalikkusele ja võib-olla isegi valetavad iseendale. Sa tead küll, kuidas mõnikord valetad nii palju, et hakkad ise ka uskuma. Ma tõesti arvan, et see toimub Vene komandoridega. Kuula seda klippi. Seega, seltsimees komandör, lõpeta jama ajamine. Lõpeta. See on meie suure elu hind. Elu on kõige väärtuslikum asi maa peal. Ja need siin 3 päeva Kurski oblastis, 3 päeva ja lendame Kiievisse ning purustame selle. Medvedtšuki jama varastas raha, pistis tasku. Nii see on, kutid. See kõik on jama. Ilma vaenlast austamata ei ole mingit võimalust lahingusse minna. Šoigu, mis kurat? Ta rääkis presidendile 9. mail armeest. Kus me nüüd oleme? Kus on Šoigu? Kõik on ära varastatud. Kõik on maha müüdud. Ja need värdjad varastasid lihtsalt miljardid droonide pealt. Nad tahavad, et me kõik sureksime. Kõik see viib meid tagasi selle rajatiseni, mida ma video alguses mainisin. Venemaa vastus Starlinkile, mille Ukraina just hävitas. Ja ausalt öeldes oli see tegelikult üsna oluline osa Venemaa kosmoseprogrammist. Üleöö jõudsid Ukraina oma tehtud Flamingo raketid sügavale Venemaa lennundus- ja kosmosetööstuse südamesse Samarasse. 1000 kilomeetri kaugusel Ukraina kontrolli all olevalt territooriumilt, tabades RCC Progressi raketitootmistehast, mis on üks tähtsamaid rajatisi kogu Venemaa kosmosetööstuses. See on peamine ja ajalooline rajatis, mis on tegutsenud üle 6 aastakümne ning tootnud isegi raketid, mis viisid Juri Gagarini kosmosesse. Tema oli esimene inimene avakosmoses. See kompleks on jäänud Venemaa raketitootmise keskmesse ning toodab nüüd Sojuzi kanderakettide perekonda. Ukraina huvi selle asukoha vastu on suunatud Moskva hiljuti välja lastud Rosati madalal orbiidil tiirlevate satelliitide hävitamisele. Putini vastus Starlinkile, mis sõltub täielikult sellest tehasest toodetud Sojuzi kanderakettidest. Loomulikult ei oleks Venemaa isegi sellega suutnud Starlinki asendada. Ma ei tea, kas ükski ettevõte suudaks seda teha. Starlinkil on juba umbes 10 000 satelliiti orbiidil, mis on lihtsalt hullumeelne. Venemaa plaan oli võib-olla viia kosmosesse 50 või 100 satelliiti ja suunata need Ukraina peale, et saada teavet ainult rindeliinide kohta ning kasutada oma uut interneti rindel. Ma ei ole tegelikult kindel, kas see oli tehniliselt võimalik või mitte, aga ma olen kindel, et Vene teadlased teavad, mida nad teevad. Tegelikult ma ei tea sellest asjast eriti palju, aga nüüd tundub, et ükskõik mis plaan Putinil ka oli, see ei hakka toimima, sest neil ei ole rakette, mis suudaksid satelliidi kosmosesse viia. Ja ma kahtlen, et Elon Musk tahab Venemaad aidata. Hoolimata kõigest, mida me näeme, näiteks sellest, et ta keeldub Ukrainale Starlinki kaudu luba andmast Venemaa territooriumil rünnakuid teha ja nii edasi. Ma ei usu, et sanktsioonide kohaselt oleks tal lubatud viia Vene satelliiti Ameerika raketiga. Ja õnneks meie jaoks on SpaceX Ameerika ettevõte. Tead, selle loo kõige šokeerivam osa on see, et Ukraina viis just läbi oma suurima vastu pealetungi, alates 2023. aastast. See pühkis sisuliselt kõik selle aasta jooksul Venemaa saavutatud edusammud, samal ajal kui nad kaotasid 100 000 sõdureid. Aga ükski peavoolumeedia kanal tegelikult ei kajasta seda. Pole vahet kummalt poolt vaadata. The New York Times ei kajasta seda uudist, vähemalt veel mitte. Ka Wall Street Journal ei kajasta seda. Ja siis, loomulikult, on meil ka teine pool. Meil on Vene propagandamasiin, mis kulutab igal aastal miljardeid dollareid selleks, et levitada valesid, mida Putin tahab, et kõik usuksid. Just sellepärast me teemegi seda, mida teeme. Et kajastada tõde Ukraina vaprusest ja võidelda Vene propaganda vastu. Ma tunnistan, et meil ei ole miljardeid dollareid nagu Vladimir Putinil, aga meil on teie toetus. Hiljuti käivitasime Basics Insideri. See on võimalus teil meid toetada ja saada selle eest lisasisu. Te saate liikmeks hakata kohe, klõpsates alla oleval liitumisnupul või minnes lehele basicsinsider.com. Las ma räägin teile, mida te liikmeks saades saate, sest see ei ole lihtsalt mingi heategevus. Kui te liitute, siis saate eksklusiivseid videoid, mida me iga päev üles laadime ja mis ei ilmu siin YouTube'is. Me süveneme palju põhjalikumalt teemadesse, mida käsitleme, ning kulutame rohkem aega detailidele, mis ei mahu nendesse videotesse. Ja loomulikult, mis kõige parem, toome kohale kogenud sõjaväeveterane nagu Chuck Farr, et analüüsida rindekaadreid, selgitada, mis tegelikult toimub ja eristada fakte propagandast. See on tõesti meie tsenseerimata ja põhjalik kajastus neile, kes tahavad neid konflikte mõista pealkirjadest kaugemal. Ja loomulikult, olgem ausad, teie liikmelisus aitab meid tohutult. Tegelikkus on see, et YouTube'i algoritm muutub pidevalt. Reklaamitulu tõuseb ühel päeval ja langeb järgmisel. Videoid soovitatakse sel nädalal, aga võib-olla ei soovitata järgmisel nädalal, sest ütlesime midagi. Just sellepärast tähendab liikmete kogukonna loomine, et saame jätkata sõltumatu kajastuse tootmist ilma täielikult kõikvõimsa algoritmi peale lootmata.
nii et kui soovid põhjalikumat analüüsi ja tahad aidata meil seda tööd jätkata, saad liikmeks hakata, klõpsates allpool olevale liitumisnupule või minnes lehele Basics Insider. Meil oleks väga hea meel siin näha. Ja mis kõige parem, siin on lõik meie eksklusiivsest videost, kus Chuck Farr teeb oma tavapäraseid analüüse. Kuula järgi. Need on roboti kuulipildujad. Vau, okei. Jah, ma ei suutnud. Jah, ka minu jaoks on siin nii palju uut esimest korda. Vau, mees, küll on jama. Ma juba mõtlen. Okei, neil on M2 50 kaliibriga kuulipildujad, mis on tegelikult üle 100 aasta vanad. Disain on üle 100 aasta vana. Ameerika Ühendriigid pole midagi muutnud. Neil on mõned uued torukatted, aga selle relva sisemus on sama. 50 kaliiber tähendab, et see tulistab pool tolli läbimõõduga kuule. See laseb 1000 jardi kaugusele. Ja ma ei tea, mida need kutid peale panevad, aga kui sul on 2 50 kaliibriga kuulipildujat, siis sa võid terve hoone laiali võtta. Nii et sa näed kogu seda suitsu siit üles tõusmas. See on sellest, kuidas kuulid müüritist purustavad, mis tõenäoliselt läbivad mõlemad maja seinad. Olgu jälle, see on 50 kaliibriga tuli. Ja sa saad, tead küll, sa saad ka väljas höljuvalt droonilt filmitud materjali. Ja Adam, nii suur osa sõjast toimub nüüd sellistes väikestes talu abihoonetes, sest venelased ei suuda enam läbi viia, tead küll, suuremahulisi maismaa manöövreid. Nad ei saa, sest Ukraina laseb iga päev õhku 15 000 drooni. Nii et nad saadavad 3 tüüpi sinna, tead küll, roomavad öösel läbi põldude ja siis peidavad end päeval nendes hoonetes. Ja ma kutsun neid jalakäijateks, mitte sõduriteks, sest need tüübid siin hoones. Nende väljaõppe seisnes selles, et ema viis nad värbamiskontorisse. Ta ei saa lahkuda, nad panevad ta bussi peale. 2 nädalat hiljem on ta Ukrainas, eks. Ja umbes 10 päeva pärast Ukrainasse jõudmist on ta lahingus, kui ta Ukrainaga kontakti saab, see on New York Timesi jutt, mitte minu oma. Tal on 23-minutiline eluiga, 23 minutit. Nii et just see siin ongi nende meeste 23 minutit. Ja nad ei võitle isegi ukrainlastega. Nad võitlevad 2 roboti ja piisavalt droonidega, et seda filmida. Tead, ma püüan ette kujutada ennast selles olukorras võitlemaseks. Kogu oma karjääri jooksul ei rünnatud mind kordagi õhust, mitte kordagi. Aga need kutid saavad seda kogeda, tead. Nii et sa näed, vaata, kui palju hävingut seal on. See on kõik müüritolmu, selline hall hoolsuits. Ja vaata, mis on järele jäänud, tead. Vaata, mis on neist hoonetest alles jäänud. Nii et me ilmselt ei näinud Baba-Jagat. Kuigi nad ei tegutse päevasel ajal väga tihti. Aga tead, vahel siiski tegutsevad. Ja see on ilmselgelt mingi suurem plahvatus, mis maja maha võttis. Nüüd usu või mitte, need tüübid võisid ellu jääda, sest enamikul neist kohtadest on ju keldrid, eks. Nii et need tüübid võisid tegelikult sellest kõigest läbi tulla. Aga me hoiame Porsche alles. Jah. Ja nad said supi sisse natuke tolmu kindlasti. Okei. See on mehitamata droon. See viib mõned tsiviilisikud ohutusse. Jah, lahinguväljal, nulljoonel ja paljudes avatud linnades on palju kohti, mis on tead lahingukontaktis, kus inimesed lihtsalt ei tahtnud lahkuda. Ja tead, me võime siin istuda ja küsida, miks nad siis ei lahku. Olgu, seal on Vene droon. Ja muidugi tead, nad on sellel sõidukil Punase Risti esile tõstnud, aga tead, ma ei ole kindel. Hiljem näeme seda. Olgu tead, ma ei taha seda liiga teravalt öelda. Vaata, vanaema ei tahtnud lahkuda ainsast kodust, mida ta kunagi teadnud on, eks? Mis kasu tema sellest saab? Ja lõpuks muutub see olukord talumatuks. Ja use mind. Venelasi ei huvita, et ta on see vanaema, mees. Ta saab tääki ja nad võtavad tema asjad. Nii see käib. Nii et ta evakueeritakse siia, veetakse välja. Sa näed tee seisukorda. See on ilmselgelt pomm. Me vaatame truubi kohal olevat silda. Venelased üritasid selle õhku lasta. Aga nüüd on sul sõiduk, mis selgelt näitab Punase Risti märki.
vaata, mind ei huvita, kes sa oled. Kui sa sellele pihta saad, on see sõjakuritegu. Sina, kes päästiku vajutasid ja see mees, kes sulle käsu andis. Igatahes nad viivad ta ära. Jumal õnnistagu teda. Aga tead, nii paljud inimesed tahavad lihtsalt oma kodudesse jääda. Nagu sa tead, jälle, seal nad ründavad jälle Punast Risti. Aga hämmastaval kombel need inimesed on välja toodud. Aga see juhtub iga päev. Mul on 10 fotosid õhku lastud Ukraina kiirabiautodest Hersoni linnas. Nad lasevad droone üle Dnipro jõe. Nad leiavad tsiviilisiku, nad üritavad teda tappa. Ja tead, siis nad ootavad, kuni kiirabi kohale jõuab ja ründavad kiirabi. Loodan, et sa viskasid selle tüübi püssi maha. See on see, mida sul vaja on. Igatahes, aga nad said ta välja. Ja tead küll. Selles sõjas on head ja halvad, Adam, ja halvad on venelased. Vaatame seda. Sul on ilmselt selle kohta palju teadmisi. See on meeskond, kes läheb sisse ja laseb positsiooni õhku suure TNT kogusega. Jah, see ongi sõna otseses mõttes lahingu lõhketööd. Tead, kui sa lähed linna keskkonda, linnalahingu alale või tead siseruumidesse, mida me nimetame CQB-ks ehk lähivõitluseks, see tundub olevat ilmselgelt natuke varasem. Seal on härmatis. Kui soovid selle video ülejäänud osa ja rohkem selliseid videoid vaadata, võid minna Basics Insiderisse või klõpsata allpool olevale liitumisnupule.